Tere tulemast tagasi! Chainstabi teise hooaja teine saade on siin. Saatejuhid juba teada tuntud. Mina Risto, minu kõrval koha sisse võtnud Serks ise. Ja täna meie vastas istub ei keegi muu kui Suurel isiklikult. Tervist! Tervist! Aga lähme kohe alustuseks, nagu ikka nende räppari nimedega on, et mitte Elli tuli võtta enam, kui see nimi välja formuleeris. Tegelikult see oli see, et kuulasin varem hästi palju 80-ndate või 90-ndate boom bap'i ja siis New Yorkist siuke räppar nagu Beagle ja kuulasin teda ja see nimi alguses oli nagu siuke nagu pool meem või võib niimoodi öelda, et ma ei mõelnud kunagi, et see jääb mul nagu päris nimeks. Ma lihtsalt panin selle järgi ja see sobis selles mõttes ka, et mu päris nimi algab ka L-tähega, et kui kirjutad, siis suur L. Et siuke lihtne, lühike, tabav. Aga mis muusikat siis üldse kuuled? Et kui sa ütlesid, et su nimi tuli sealt, et milline see muusika on, mida sa igapäevaselt kuuled? Enda lugusid? Ja enda lugusid teab ikka. Kui ma ei teeks mussi, mis mulle endale ei meeldiks, siis nagu väga ei oleks mõtet teha. Aga siis suhtes halb vastus on see, et ma ütlen nagu suht seinast seina, et ükskõik mis žanrist võib olla nagu head mussi. Et põhimõtteliselt siia sõitsin, et ma küll kuulasin Two Slime'id, küll kuulasin Julia Wolfi. Et siuke, aga põhiliselt kõige rohkem ikkagi nii Eesti kui välismaa hip-hop siis ja need alažanrad, mis seal kõik sees on. Ma küsin siit kohe kiirelt ka juurde, et enda hääl kuidagi veidrusi ei tekita. Et ma tean, et kõik ajakirjandustudengid, kes võib-olla oma esimesi lugusid teevad, siis hästi raske on võib-olla just nimelt seda valmisprodukti töödelda sellepärast, et enda häält on kuidagi veidri kuulata. Sul ei ole seda? Alguses kindlasti oli rohkem, aga nüüd nagu enam mitte. Ainuke asi on võib-olla see olnud, et kuna enamus ajast ikkagi miksin ise enda muusikat, siis kui on nagu kellegi teise miks või on mingisugune teine mikker, siis on võib-olla alguses harjumatu või niimoodi, aga muidu niimoodi väga ei häiri. Väga tore, aga alustaks siis teitse päris algusest vahepeal ka, et saame aru, et sa oled Jõgevalt pärit. Jep. Okay. Et viimased aastad oled tiirutanud siin Elva vahet, et kui väga need kaks keskkonda erinevad on ja miks üldse selline valik siis sinu poolt? Nad on erinevad, aga nad on põhimõtteliselt samad. Mõlemad on sellised klassikalised Eesti väikelinnad. Ja see vahetus tuli siis sellest, et peale põhikooli mul oli seal Jõgeval, et kodu on seal, kodul ei ole mitte midagi viga, aga siuke tunne oli, et tahaks nagu siukest keskkonnavahetust. Et väikelinna värk on ju, kõik tunnevad kõiki, ma lähen kooli, samad inimesed, samad õpetajad, kui ma oleksin seal Jõgeval edasi, siis nagu gümnaasiumisse läinud, siis seal ka mingid õpetajad, kes mu isa õpetasid näiteks, et sa oled see, vaata, ma tean küll sind on ju, nagu see värk on. Ja Elvas oligi see, et ma läksin nagu üksi sinna, keegi ei tulnud minuga nagu sõpradest kaasa sinna kooli. Ja see oligi nagu osa sellest, et see on kõik võõrad, ma ei tunne seal mitte kedagi, et ma astun oma mugavustsoonist veidikene välja ja läksin sinna kooli ja ei ole kahetsenud ses suhtes, et Elva on äge koht. Kuidas sisse sulandumisega oli? Keegi kiusama pole hakanud? Veel ei ole kiusama hakatud ja see isegi mind üllatas ka, et nagu ikka see, aitas kindlasti kaasa, siis 10. alguses oli see, et tehti mingi hästi palju mingeid tutvumis, mingeid mänge, värki-särki on ju, nagu ikka tehakse, on ju, see klassikaline. Aga siis nagu ma seda nagu olengi märkanud, et just pikema aja peale on see, ma ütleks siis, meil koolis see nii-öelda killustumine tekkinud või niimoodi, et kui varem oli see, et kõik nagu suhtlesid omavahel ja värk, et nüüd see ajaga on nagu, keegi on mingid omad sõbragrupid ja värgid tekkinud, aga
on inimesi, kellega suhtlen nagu sõpru on, et ja ei kiusata ses suhtes. Aga küsiksin seda, et kuna sa oled nii Jõgeval kui Elvas, et see on võib-olla väikelinna ja suure linna vahe on see, et suures linnas hakkad artistina tegutsema, ilmselt keegi ei tea sind, aga väikses linnas ikka jutud hakkavad levima, et kuidas seal on, oled tuntud või? Elvas või? Elvas pigem mitte, aga Jõgeval oli küll see, sest et põhimõtteliselt suht oma karjääri alguses Jõgeval on üks ööklubi ja siis ma seal käisin esinemas ja siis sellepärast nagu ka niimoodi, et mingid inimesed, kes varem seda ei teadnud, just sellepärast, et ma seal käisin, kõndisid linnas ringi, nägid postrit, et see on ju see tüüp ja nagu seal tuntakse ka Elvas pigem mitte. Aga kas see on hea, et sind Elvas pigem mitte? No, mõtlen ausalt, mul väga vahet ei ole, et nagu teada või mitte teada. Aga mul on kusagilt ka kõrvu jäänud, et sa oled selline peomees. Mitte Elvas, nagu sa ise ütlesid, väga neid kohti ilmselt ei ole, et Tartu on seal lähemal, et satud sinna tihti. Jah, võiks öelda küll, et siis kui aega ja viitsimist on ja tahtmist on, siis satub, jah. Mis lemmikkoht on? Ma ütleks, et Seik on kõige parem nendest klubidest. Seal on muusika kõige parem. Jah, sa siin juba mainisid põhikooli, nüüd käid gümnaasiumis, sa oled ikkagi üsna noor. Et nii palju, kui meil siin õnnestus uuringut ja teha enne intervjuud, siis oled nii näitlemisega ja tegelikult ka spordiga silma paistnud. Et millega sa endiselt veel tegeled peale muusika? Spordiga tegelen, jah. Kickboksiga siis. Aga näitlemise ma lõpetasin, ma ütleks, mingi 5. klass ära või midagi sihukest. Selle kickboksi koha pealt nüüd nii palju, mis need ambitsioonid on? Tahad profisportlaseks saada? On see lihtsalt mingisugune viis, kuhu ära põgeneda? Sellel on mitmeid külgi. Et selle karjääri mõttes ma ikka nagu, ma ei tea, kas ma just nagu profisportlaseks selleks tahan saada, aga ma ikkagi pürgin võistluste poole järgi. Ja ma nagu, mulle ta lihtsalt spordialana meeldib ja nagu segage mulle vahele, kui ma liiga kaugele lähen oma jutuga. Aga suur osa ka minu jaoks sellest kickboksis on see, et kindlasti olete kuulnud seda ütlust, et selleks, et olla tõeliselt rahumeelne, pead sa olema valmis suureks hulgaks vägivallaks. Ja ma tunnen seda, et mina kui siis mees on ju, poiss, kes iganes nagu olen, mis nurgad vaatad on ju, et see on oluline, et ma suudaksin kaitsta nii ennast kui ka inimesi enda ümber. Ja lisaks on ka veel see, et see nagu on nagu iseloomult nagu sihuke suht kiiresti nagu hakkan ära tõusma. Et siis nagu seal, kui sa lähed nagu nädalas mitu korda trenni ja saad vastu hambaid vaata, siis sa nagu saad aru sellest, et vaata, sa ei ole kõige kõvem vend. Ja see aitab. Ja samas ka see egovärk vastupidi, et see annab siukse nagu kindlustunde, et Eesti on küll siuke nagu turvaline riik, vaata, siin väga tihti ei ole mingi see, et keegi tuleb lamp ja annab sulle peksa tänava peal, vaata. Aga nagu see teadmine, sa oled selleks valmis, kui siuke asi peaks juhtuma, siis see annab nagu juurde. Ja... On juhtunud? Oled kellelegi lõuga kütnud? Klubi Seik käis ei kakle? No on juhtunud, aga need on küsige täpsemalt siis, kui kaamerad kinni lähevad, siis võin rääkida. No aga minnes koheselt edasi, ikkagi õnnestus ka mõned intervjuud leida, mida sa oled juba oma noore karjääri jooksul andnud ja Nädala Tegija intervjuus ütlesid, et hakkasid muusikat tegema sedasi, et nägid kusagil klippi, kus iPhone'iga keegi salvestas ja sealt võib-olla see tung muusikat teha sündis, aga milline see protsess täpsemalt välja nägi? Et kuidas ma esimese nagu loo või? No näiteks. No see oli niimoodi, et me tuli see mõte Semuga koos, et davai, teeme nüüd mussi. Ja see oligi siis niimoodi, et me läksime
me läksime garaaži, mul oli siuke nagu garaaži ehitatud siukseks nagu peaaegu nägi samasugune välja, sest peaaegu nagu see lava siin, et 2 diivanit ja laud keskel on ja siuke nagu lihtsalt nagu hängimiseks. Me istusime maha sinna. Davai, otsime nüüd biidi, hakkame nüüd sõnu kirjutama. Ja siis sealt midagi arenes ja esimese loo, neid nagu kõige esimesed nagu need katsed, need ei ole väljas, need me tegimegi iPhone'i peal niimoodi, et oli tool pandud, oli see telo oli seal tooli keskel, võtsin kuradi selle, mis ta nüüd on, teki selleks, et nagu ei kajaks, panin ümber ja siis seal räppisin need sisse. Siuke nägi välja see asi. No ma arvan, et see protsess, kuidas sa muusikat toodad, on ilmselt pisut muutunud, aga kui palju see sisu on muutunud, millest sa räpid? Ses suhtes ma olen ise märganud, et ma liigun rohkem, ma varem tegin rohkem nagu kirjutasin oma nagu päris tunnetest ja nagu päris probleemidest. Ja ma olen sellest nagu eemale liikunud, sest võib-olla ma olen nagu mingid asjad lihtsalt, ma olen saanud välja öelda, mis ma olen tahtnud. Ja nagu võib-olla nagu kirjutan nüüd lugusid nagu, ma ei tea, teistsuguse põhjuse pärast kui näiteks aasta tagasi. See on hästi huvitav, et sa mainisid, et Semuga koos tegite. Ma just eeldaks, et see on selline keskkond, kus on selline natuke lõbusam meeleolu ja võib-olla ei minna väga sügavalt ja et sul oli siis vastupidi. Ei, need esimesed, mis ma ikka tegin, need olid selline nagu, sex, drugs and rock and roll, vaata. Et niisama mingi, et te olete mõlemalt kuulnud neid SoundCloudis kindlasti neid esimesi lugusid, vaata. Et see on täpselt siuke, mis te kujutate ette, et see on, et jah. Aga palju sa sahtlisse jätad kraami? Pigem vähem kui rohkem. Et mul tavaliselt on see, et ma nagu ma saan kohe aru, kas lugu on nii-öelda väärt või mitte. Et aga mõned lood mul on seal sahtlis nii-öelda, mis on siis seal kas siis sellepärast, et need on võib-olla liiga eksperimentaalsed, võib-olla ei ole nagu ma ei ole õiget aega leidnud, millal neid välja lasta. Ja siis on ka mingi 2 lugu, mis on lihtsalt sellepärast seal, et need on nagu hästi tundelised ja siis põhimõtteliselt oli nagu see, et mul oli see mingi tunne, ma tegin selle laulu valmis ja siis kui ma olin selle laulu valmis ära teinud, siis ma olin nagu, okei, ma sain ennast nagu ära väljendada, ma ei pea seda välja laskma, ma ei pea sellega midagi tegema. Sa ütlesid, et su looming täna erineb ja võib-olla sellised sügavamad asjad just kui said ära öeldud, aga kas see on ka mingisugune mask, milles lahas ennast varjad? Et võib-olla ei tahagi nii lähedale lasta oma kuulajaskonda? Ma ei ütleks nii, et mingi mask on, pigem on see, et ma olen ise nagu inimesena nagu õnnelikum ja kui ma olen ise õnnelikum, siis mõtlen õnnelikke mõtteid, võiks öelda, vaata. Et siis nagu ei ole vaja nagu nii tiipiks minna või niimoodi. Hiljuti istus siin meie vastas Rikas Sett, kes ütles, et tema tahtis nii-öelda muusikuks saada või hakkas muusikat tegema sellepärast, et tema tahtis enda emotsioonid välja elada. See tuli üsna noores eas. Sina ütlesid, et sa kukkusid muusikakoolist välja. Mis seal juhtus? Mulle meeldib kodutöid teha. Ma ei tee mitte kunagi kodutöid ära. Sa ütlesid, et sa õppisid klaverit. Kas see on endiselt aktuaalne? Mängid vahepeal? Ei klimberda? Ei ole tegelenud. Ei. Aga teed sa üldse midagi muusikaalaselt ka välja arvatud seda, et sa nii-öelda laulad? Veel mitte. Mul veel ei ole millegiga tegelenud. Ma vahepeal nagu mõtlen selle peale, et võiks äkki mingi FL-i lahti teha ja mingi tutoriali vaadata, et kuidas need lihtsamad pidid käivad, aga kuidas neid nagu tegema hakata, aga ma pole veel tegudeni jõudnud. Ricochet tegelikult mainis ka, et ta hakkas viimasel albumil Must lammas, et ise produs ka juba, et sul ei ole sellisest mingi tohutut tungi, et ma pean ise pidi valmis tegema.
sihukest tohutut tungi ei ole, aga vahest on see, et kui ma nagu otsin nagu tund aega järjest juba mingisugust biiti ja ma kuulan, ma olen nagu õige žanra peal, aga ükski biit ei ole nagu see õige asi, siis ma vahest mõtlen küll, et miks lasta teistel teha, lihtsam oleks ise kõik ära teha, onju. Aga see pole veel tegudeni jõudnud. On sul keegi produdest, kes on niimoodi, et kuule, et ma tahaks siukest tüüpi, et kas sa viitsid mulle teha või saad mulle teha? Ei ole veel. Aitame leida siis. Mulle siit sinu jutust jäi justkui kõlama, et see muusika selline tegemine algas natukene tühjast kohast, kui niimoodi öelda. Aga ikkagi, kui me tuleme tagasi tänapäeva, siis sa ütlesid ka, et sa oled natukene sellise enesearengu justkui läbi teinud, et millest sa ikkagi lõpuks rääkida soovid? Keda sa kõnetada soovid? On need noored, sinu omalased, keda sa klubis näed? Ma viimasel ajal olen põhimõtteliselt sellel lainel, et tead, selle loo järgi võiks tantsida. et olen ka paar siukest, kui on nagu siuksed tiipimad lood või näiteks mõtlen viimase albumi pealt kõige viimane lugu Back Chasing, siis on nagu, see on lihtsalt see, et kui mingi tiipim lugu, siis ma pigem teen selle endale kui teistele. Ja need house'i lihtsalt, need ongi klubikad, ma tahangi, mulle 2 asja, mis mulle selle muusika tegemise juures meeldib. Mulle meeldib räigelt muusikat teha, nagu neid sisse laulda, sõnum öelda. Ja mulle meeldib esineda. Nii et ma nagu teen, mis on nagu parim. Toon mõlemad maailmad kokku. Nii et seegi laval varsti? No, ma ei tea, peab kuskilt mingi kontakti saama, siis äkki on. Sa oled igasugust žanrit tegelikult teinud, et sa mainisid siin just seda nii-öelda house'i ka, et kas see ongi siis sinu stiil? See on suhteliselt ainulaadne tegelikult. Vist on, ma ei tea, ma praegu proovin seda arendada, vaatame, küsige poole aasta pärast uuesti, vaatame, kus me siis oleme. Et, jah. No sa kokad ju tegelikult praegu deep beat ka, kus tegelikult house'i ikka on, et... Põhimõtteliselt, nagu kui ma eelmise kohta ütlesin legendaarses, et tuleb enamus house'ikas, siis see tuleb täiesti läbini house'ikas. Okei, tegelikult mainisid just ka, et sulle meeldib muusikat teha, kirjutada ja esineda, aga mis siis nagu päriselt muusika sinu jaoks tähendab, et on see nagu hobi, võib-olla potentsiaalne töö tulevikus, elukutse või midagi vahepealset? Praegu ta on hobi ja ma näen selle nimel vaeva, et ta oleks tulevikus mu elukutse. Sest et see on midagi, mis mulle meeldib teha ja kui ma saaksin see asi, mis mulle meeldib, oleks ka mu töö, siis minu arust see oleks perfektne maailm. Aga mis peab juhtuma, et see oleks töö? Tingi? Jah, täpselt, et ma siukest nalja ei julge veel teha, et võtan paberid välja ja lähen ema sinna basementi ja kukin laule päevad läbi, Serks mainis siin raha teemat, et tavaliselt professionaalsusega tihti mõeldakse, et sellega käib alati raha kaasas, aga enne üldse sinna jõudmist, siis tihti öeldakse, et ka see suhtumine peab väga õige olema, et sa juba enne seda, kui see üldse sulle leivalauale toob, siis sa suhtud sellesse, nagu sa oleksid professionaal. Kuidas sina täna muusikasse suhtud? Ma ei loobi enam nagu nii palju ringi, ma ütleks. Ma mõtlen rohkem selle peale, mida ma välja lasen, kuidas ma välja lasen. Ja ma proovin teha seda oma asja, nagu sa ütlesid, et see on nagu unique teema. Ma teen seda oma unique teemat ja ma proovin seda tehagi niimoodi, et see oleks professionaalsel tasemel, et mind võetakse kui professionaali. Aga kuidas see sinu loomeprotsess välja näeb, siis, et istud kell 3 öösel ja siis, eureka, ärkad üles või näed und ja mingi, lahe stsenaarium ja siis teed mingi hausika või kuidas sul käib üldse? Tavaliselt on niimoodi, et kõige tavaliselt peale koolina. Istun maha, vaatan. Mul pole praegu mitte midagi teha. Kui siuke tunnen, et võiks ühe loo teha, võtan YouTube'i lahti ja hakkan biite scrollima. Ja siis leian mingi ägeda biidi ja siis kuidas kunagi kas kirjutan refrääni valmis ja siis ülejäänud loo või siis kirjutan mingi ühe verssi valmis või niimoodi. Et siuke nagu põhimõtteliselt tunde pealt. Kus kohast üldse inspiratsiooni saad, et kirjutada? Okay. Kas need on mingid sisemised tunded, emotsioonid, kus sa soovid selle
asja kokku panna, on need mingid välised nii-öelda tegurid, et sa näed linnapildis oma elus mingisuguseid situatsioone, sa tahad need laulu panna, kus kohas see inspiratsioon tuleb? Ma ütleks, et see on siis need mõlemad kaks kokku tuua. Et ma kuulan mingisugust biiti, see tekitab mulle mingisuguse tunde ja siis ma võtan need nähtused või mis ma olen näinud või whatever on ja need siis panen või mis mulle endal juhtunud ja siis panen selle nii-öelda tunde konteksti ja siis sinna nagu biidi peale. Sa ütlesid, et sa kirjutad peamiselt peale kooli, et kas kool ärritab? Ärritab või? No ma ei tea, ma küsin. No, kui ma saaks, siis ma päevad läbi istuks ja räpiks, aga ma käin seal peab käima ja elu töötab. Aga jääme korraks see kooli teemale pidama, et sul ei peaks olema gümnaasiumi lõpuni väga palju aega olema ja eks kindlasti ma arvan, et ma ei ole ainuke, kes on seda küsimust küsinud, aga mis edasi saab? Ma arvan, et niisugune kaitsevägi koputab uksele ja siis peale seda arvatavasti õpin edasi ja mingisugust eriala ja siis peale seda lähen tööle kuhugi välismaale, ma arvan. Kas see eriala on kuidagi muusikaga seotud? Oled sa nii kaugele mõelnud? Ei ole, ma olen küll mõelnud seda, et ma äkki õpin eriala selgeks, kui mul on nagu siuke nii-öelda töö olemas, mis on siuke kindel, sest muusika ei ole siuke nagu, vähemalt ma ise tunnen, et see ei ole nagu kindel asi või see ei ole nagu ehitus, vaata, et sa lähed seda õppima, sa tead, et sa saad tööd, vaata. Aga ma mõtlesin, et võib-olla ma õpiks midagi muusikaga seotud peale seda, kui mul on nagu ülejäänud see nagu hariduspagasi olemas niimoodi, et kui see ei tööta, kui ma homme ärkan üles ja ma ei oska enam mitte ühtegi sõna kirjutada, siis ma ikkagi nagu saan söödud. Tegelikult meil oma produtsent Oskar ütles samamoodi, et tema plaan B on lennundus. Et kas sinu plaan on see, et käia kaitseväes ära ja anda endale mingisugune ajaraam, et okei, kui ma selle aja jooksul ei popi artistina, siis ma lähen, ma ei tea, mehaanikuks? Ma pigem teen seda ikkagi teiste asjade kõrvalt, ma arvan, nii kaua, kuni ta siis hakkab töötama, kui mein asjana. Eelmine aasta nägi ilmavalgust album Sentimentaalne kraam. Kuidas ise kirjeldaksid seda albumit? See nimi, see sobib nagu mõlemas võtmes, see sobib ka nii selle nagu, et kuidas ma ütlen, nagu irooniliselt kui ka mitte irooniliselt, sest et seal albumi peal on lood, mis tähendavad väga palju, kus on väga palju nagu mõtet sees, minu mõtteid sees ja siis seal on ka lood, mis on lihtsalt sellised peolood, vaata, et mingi mis see ühes laulust parr on, et tahab elu näha nüüd laua pealt grammi tagurpidi ära nuuskab, vaata, see ei ole mingi, ja siis seal on nagu viimane lugu, kus on parr, et mis ta oli, et emal osta see maja, vaata, seepärast ma chase'in ju bag'i, et nagu siuke, mõlemad pidi sobib, vaata, et oleks basement, kuhu minna kirjutama. Kas see viimane album, mille ma just ette nimetasin, on sul kõige puhtam teos? Tunned sa ise niimoodi? Jaa, ma tunnen, et see on see album, et tavaliselt, kui ma kuulan oma teisi neid väljalaskeid tagasi, siis ma alati mõtlen, et okei, see oleks võinud teistmoodi olla, see oleks võinud teistmoodi olla, siit on ju nipet-näpet, aga see on see, et ma kuulan seda ja ma tõesti mõtlen, et need lood on terviklikud, need lood on nagu sellele nagu heal tasemel nii miksilt kui ka nagu sisult ja et see on nagu siuke esimene, mis on nagu siuke päriselt nagu kvaliteetne või niimoodi. Seal ühtlasi on ka lugu Champagne Popper ja selle lõpus on kellegi ülistussõnum sinu suunas, kui ma nüüd õigesti mõistsin. Mis sa ise arvad, kui hea sa päriselt oled? Ma arvan, et panen ego veidik, et selle aja kohta ja selle kogemuse kohta, mis mul on, ma olen suht kaugele jõudnud. Et
ja siis väike fun fact selle voice clipi kohta, et see oli voice clip, mis mu Semu tegi kõige esimesele loole, need samad lood, mis olid seal iPhone'i peal rekorditud, selle peale tegi ja siis ma otsisin selle voice clipi üles ja ma panin selle sinna, kuna see sobis sinna nagu introsse. Aga selline toetajaskõpp on sul ikkagi selline hype squad, et su ümber on inimesed, kes kiidavad, et teed head asja. Jaa, aga eks nad siuke, ma ütleks, et nad nagu yes-manid ei ole. Kui on halb lugu, siis nad ütlevad, et see on halb lugu, vaata. On sulle keegi öelnud ka, et sa ütlesid, et pole yes-man, keegi on öelnud ka, et kuule, see pole kohe üldse see, et mõjutab see sinu seda nii-öelda otsust ka, et see üldse välja lasta? Jaa, sellepärast ma nagu lasengi neid oma unreleased laule või demosid neile teada, et nagu Maagu ütles selle kohta, et sa vahest lihtsalt armud nii räigelt nagu enda teosesse ära või et see on ikkagi sinu laps, vaata, sinu laps on nagu kõige tublim, on ju. Et ma nagu seepärast saadangi nagu ja lasen inimestele, et lihtsalt teada, et kas see on päriselt hea lugu või see on ainult minu jaoks hea lugu, kuna ma nagu tegin seda nüüd tunde järjest. Aga kui näiteks sulle 5 sõpra ütlevad, et kuule, garbage ja sina arvad, et ei, see on teos, mis siis juhtub? See on hea küsimus, ma siukest olukorda olnud. Consistently head mussid. Kas sa oled tunnetanud ka, et keegi vaatab sind viltu sellepärast, et sa oled lihtsalt noor? Just nimelt muusika kontekstis. Et keegi võta sind tõsiselt. Et teedki sellist noortele mõeldud mussi, siis keegi ütleb, et see ei ole päris asi. Ei tunne väga. Nagu, kui on mingi mõttega lugu, siis on sellest aru saada, et see on mõttega, aga ja kui on niisama lugu, siis on see lihtsalt nagu tümps on taga ja mängib, et nagu ma ei tunne, et keegi viltu vaatab. Tegelikult tagasisidena siis Winterfestilt ma nüüd julgen neiude nii vanus pakkuda 30+. Nemad ütlesid, et siin see house'i muusika, mis sa teed, on väga teema, et sul on nagu ka mitte vanemaid, vaid keskea pluss vanuse neiude seas ka populaarsust, et selles mõttes, et siin kuulatakse igast generatsioonist, et see on minu meelest päris selline huvitav fenomen, seda ei ole väga tihti noorte seas minu meelest üldse. Quote'in ise ennast, et sentimentaalne kraam, mida sa emalegi lasta saad. Ja nad olid vist emad ka, jah. Vaata, et nüüd on päris hea sõnastamise küsimus, aga kas vanemad naised ongi sinu maitse? Ma ei diskrimineeri üldse. Õige vastus. Aga me seda mõistmise teemat juba puudutasime, aga kas sa tunned, et mõni lugu on ka mööda läinud? Et inimesed pole päris täpselt nagu mõistnud, mida sina tahad öelda. Et kindlasti kõikide lugudega vähemalt mingil tasandil seda on, aga kas ka suuremas plokis, et lugu on nagu täiesti mööda läinud? Ma ütleks, ei ole. Et ma ei usu ses suhtes. Ma tulen siit veel kiirelt ka tagasi juba kohe juurde, mis sa mainisid. Sa nimetasid ise enda laulusõnu, et kui tähtis selline sõnade mäng üldse sinu jaoks laulus on? See oleneb loost täiesti. Kui ma kirjutan rohkem siukest räpilugu, siis on minu jaoks oluline, et seal oleks mingisugused referentsid, mingis whatever nagu asjad sees. Aga kui on siuke lugu, mis ma mõtlen, et okei, see on nüüd see, mille järgi sa nii-öelda nagu tantsid, siis ma just on see, et ma kirjutan nagu lihtsamaid sõnu niimoodi, et mul ei oleks liiga palju sisu seal sees, sest et kui sa kuulad mingisugust house'i lugu, mis on mingi räägi tümpsuga, siis sa ei taha sealt mingisugust ilget mõtet endale nagu koju saada. Et nii arvan mina. Ei, väga good point, aga kui sa oled peolaval ja tahad tantsida ja siis pead mõtlema sõnade peale, see on ikkagi veits keeruline. Ma läheks siit edasi. Võõrad part 2. Üsna esimesed erad räägivad sellisest elumehe elust. Nagu me siin tegelikult juba kuulsime, siis ega sulle võõras ei ole. Aga milline see balanss võib-olla tänapäeval välja näeb, et sa ütlesid, käid koolis, trennis, et sellist elumehe elu sinna kõrvale veel mahutada. Ütleme nii, et peab päris edev olema, et sinna ära mahutada. Kuidas sul selle balanssiga on? Ma arvan, et
saan hakkama, noh, seda ei tohi liiga palju saada, noh, seda, noh, kui sa seda nii-öelda elumehe elu liiga palju elad, siis see tähendab, et sa oled kalkar lihtsalt, aga noh, et aga. Mis sind kutsub selle juures? Vaadad sõbrad, elulu? Lihtsalt see, et noh, sa oled nagu, sa oled sõpradega väljas, sa lõbutsed ja et see, et kui sa oledki seal tantsuplatsil mingisuguses staadiumis juba, siis sa oled nagu vaba või niimoodi, et sa nagu äkki nagu inimesi ei huvita või see, et sa nagu korraks ei mõtle nende asjade peale, mis sul nagu ümber või elus toimuvad. Et see kõige rohkem ja see mingi, ma ei tea, üks lõbus osa minu arust sellest on ka mingisugust suvaliste inimestega lihtsalt rääkimine või mingi nagu kokkusaamine või niimoodi. Kui väga üldse erineb see tantsupalatsi mingisuguses faasis olev suurel, näiteks tänasest suurest helist, kas meie vastas istub? Meil küll alkomeetrit pole, aga ma siuke see suurel, kes teie eest praegu on ikka väike poole viisakam ja mõtleb oma tegudele vähe rohkem kui see staadium, mis seal tantsuplatsil, kes on küll 3 öösel seigast läinud. Tegelikult sa, lähme nüüd võiks võib-olla korraks igapäeva juurde, et sa mainisid, et sa teed muusikat, aga ma mäletan kunagi sinuga oli meil väike Discordi kõne ka, kus me saime aru, et sa tegelikult rekid suht iga päev, et kas see ongi sinu igapäeva elu või mis sa üldse igapäevaselt veel teed? Ta ongi niimoodi jäänud, et ma trenni ja kooli vahelt proovin nii palju muusikaga tegeleda, kui ma saan, kui ma jõuan. Ja ainuke aeg, kus ma ei tegele muusikaga või muusikat tegemisega on see, et kui ma ei saa seda teha või kui ma lihtsalt ei jõua seda teha. Sest et mul on nagu see, et kui ma ei ole väsinud ja ma lihtsalt istun arvutis ja pelan, siis mul on nagu siuke nagu kuklas siuke nagu kruvib, et nagu kuule, sa võiksid midagi kasulikuga praegu tegeleda, vaata, aga sa istud niisama. Et te juba tõite selle Ricocheti podcasti välja, et nagu tema ütles seal, et see on nagu see jooksmine, mis kogu aeg toimub. Et võib-olla ma on ka osa sellest, et kogu aeg on siuke tunne, et kogu aeg peaks jooksma. Kui palju sa pelad siis? Vahest mängin, aga ei ole nagu probleem nii-öelda? Ei ole, mul see mingis eluetapis tegin seda rohkem, aga mul nagu, ütlen nagu isu täis saanud, vahest mängin, aga see ei ole nagu niimoodi, et mingi 12-tunnised mingid sessid ja mingid asjad, et sellega ma viitsi väga tegeleda. Kui hea enesemotivaatlus üldse oled? Et sa ütlesid, et sul see mingisugune kruvitunne on kuskil kuklas, aga kui väga see eskaleerub sinna, et okei, kuule, nüüd võtame jalad kõhu alt välja ja hakkame tegutsema? Ma ütleks, ma olen päris hea enesemotivaator. Ma suht tihti on siuke värk, et mul on mingisugune, ütleme näiteks, mul on laul valmis või nagu saab kohe valmis, mul on mingi üks värss vaja kirjutada. Ja siis ma nagu võtangi endale, et et see nüüd peab ennem trenni tehtud saama või et ma ei tõuse ennem püsti, kui see kirjutatud on, kui see nagu lugu valmis on. Et ma suudan ennast päris hästi ise motiveerida, ma arvan. Tegelikult interneti avarused on paljastanud, et oled tegenud näitlemise sumoga. Yeah. Kas need teed veel täna ka sumo? Või näitled? Ei tee kumbagi. Enam mitte. Ma sumoga lõpetasin, kui ma olin 8-aastane. Mingi siukest. Ja näitlemisega ka mingi 5. klass lõpetasin. Ja kuidas see sumo võitlemine välja nägi, et kas sa pidid olema nagu suurem poiss, et seal üldse hakkama saada või oli ikka jõud oli kõige olulisem? See on kaua aega tagasi, aga see sumo, see nagu eriti väikeste laste sumo võrreldes nagu mingi muude asjadega ei ole nagu mingi eriti tehniline värk. Et see pigem mingi lihtsalt mingi väljalükkamise peale, et kes on tugev. Need väiksed lapsed omavahel vaevad seal vaata, et see ei ole nagu mingi... Ma ei usu, et ma see nagu hullult mõtlesin mingid strateegiaid ja mingid asju.
aga kõik need asjad, no võib-olla näitlemine vähem, aga on ikkagi sellised individuaalalad, et kui hea võistkonnamängija sa üldse oled? Ma ütleks päris hea. Ma seda internetist üles ei leidnud, aga ma käisin mingi aeg korvpallis käisin ka, et ja niimoodi vahest nagu hobi korras mängin, et ma ütleks, et ma saan nii üksi kui ka nagu tiimis hakkama tööga. Ja kes su suurim toetajate ring on, sõbrad, pere või keegi, kellest avalikkus ei tea? Kelle nii-öelda hinnangut sa kõige rohkem usaldad, näiteks ka muusikas eriti? Ma tavaliselt võtan nagu arvamustest konsensuse. Aga selles mõttes nagu toetus on sõbrad ja perekond. Kas see sõber, kellega sa garaažis käisid salvestamas, on käinud lihtsalt alles? Elab ka see? Ja on küll. Teete koos asju? Meil on paar lugu isegi koos. Artisti nimi on siis Lorenzo. No tegelikult sentimentaalne kraam on ju rohkem siuke peoalbum. Ja tegelikult me juba teame, mis sul tulevikus väljas on tulemas, et sa mainisid, et see uus EP on sul nimigi välja mõeldud? Full House. Full House, et see on ju tegelikult selline huvitav nimi, et see on nagu Full House ehk siis Full House'i muusika, aga vist see kohati manifesteerimine, et see on Full House, kui sa lähed esinema. Et see on nii see Full House nagu täismaja ja Full House kui ka nagu pokris. Tugev käisi. Ja tulevad ka esimene singel, mis seal, osad lood tulevad ka selles mõttes teemalised. Esimene singel, mis järgana välja tuleb, on ka siis nagu Jokker. Ja on ka seal lugu peal näiteks, meie nimi on 2 senti ja mingid siuksed asjad. No millest Jokker räägib? Jokker, seal loos on nagu siukest päris mitu eri mõtet. Kuna selle loo ma tegin põhimõtteliselt niimoodi valmis, et ma mingid mõtted peas mõistusin maha ja kui ma rääkisin, et ma muidu teen need house'i lugusid, et ma väga ei mõtle, siis ma seekord tegin nagu, ma ei tea, läksin ise enda reeglile vastu põhimõtteliselt. Et seal on, üks mõtetest on see, et keegi on sust alati parem, et sa ei ole kõige targem ruumis ja refräänis on ka siuke nagu lause, et soovi, mis tahad, aga elus võidavad ka tõprad. Et see on üks mõtetest. Ja lisaks on ka seal siuke mõte sees, et aeg on mööda läinud, ma olen muutunud inimene. Ja siis see refrääni koht, tõprad võidavad ka tõprad. Et seal ma mõtlen nii üleüldist pilti, kui ka nagu ennast veidikene vaata, et soovi, mis tahad, vaata, ma sinu jaoks võin ilge värdjas olla, vaata, aga mulle hästi, mis teha. Tegelikult sellel uuel albumil on ju ka featuring ka, ma tean ühte vähemalt, aga kas see Jokkeri sul see, kus on ka Mjauf või? Ei, praegu see tuleb eraldi singlina, see, et seda laulu seal peal ei ole. No okei, selge. Aga kas seal on featuring? Praegu ma ei tea, mis juhtub siis, kui album või EP või millal see välja tuleb, siis võib see kõik vaatab. Et see ei ole veel kõik lõplik, et seal võib veel muutusi juhtuda? Ja, et siin on nii palju aega, mul kogu aeg mingid mõtted jooksevad, et see täiesti võib muutuda. Sa oled elus kohas, kus selline eneseareng on ilmselt kõige suurem just kui asi, mis su elus toimub. Vähemalt mul endal oli niimoodi. Kuni gümnaasium on üsna defineeriv selleks, kes sa täiskasvanuna oled. Et kas sa tunned ise ka, et sa oled kusagil keerise keskel, kus pidev muutumine toimub, selle karakteri ehitamine? Jaa, absoluutselt. Ma tunnen, et ma praegu olen nagu piisavalt nagu kasvanud, et ma suudan oma vigadest adekvaatselt õppida. Et ja ma nagu töötangi selle nimel, et ma areneksin iga päev. Et ma põhimõtteliselt nagu, ma olengi endale nagu eesmärgi võtnud, et iga päev teha midagi kasulikku ära, on ja. Nagu mingid vabad päevad on, kas see on siis nagu väike asi, et teed mingi ühe kodutöö ära või käid jooksmas ära või whatever. Ma lihtsalt nagu, et ma iga päev areneks, sest et ma kardan kõige rohkem seda, et ma raiskan potentsiaali, mis mul on.
sest et mul on seda nagu kurb näha teiste osade inimeste pealt, kes jäävad mingisugustesse kohtadesse kinni või mingi whatever. Kas sul on elus mõni karakter ka või inimene, kes sind nagu kõige rohkem on mõjutanud, kelle mõju sa juba praegu tunned? Jah. Saad sa avada seda meile? Ma ütleks, neid on mitu, aga ma tooks eraldi välja, tooksin enda isa, kes on siis toetab mind, aitanud igasugustest asjadest läbi tulnud ja teinud. Ja. Kuidas sul üldse isaga see suhe on? Kas see on selline, et paps tuleb ja ütleb, et kuule, mul oleks nüüd 5 minutiks abi vaja, siis tuled 5 päeva pärast tagasi niimoodi, et maja on valmis, aga või milline see suhe on? No ma olen nüüd piisavalt suureks kasvanud, et põhimõtteliselt enam ta ei pea nüüd ta on rohkem mu parim sõber kui mu isa, et see võib-olla nagu, ma ei tea, keegi võib-olla ütleb, et see on lame asi, mida öelda, aga me saame nagu super hästi läbi. Et jah. See ei ole kindlasti lame asi, mida öelda, minu meelest see on uhkust väärt asi, mida öelda. Kas sa ise tunned, et sa oled, kuidas öelda siis, competitive inimene, et kas sinu jaoks tekitab see survet või on sinus üldse seda survet, iga järgmine album peab olema parem kui eelmine? Absoluutselt. Ma pean ise ennast kogu aeg one-upima, sest et muidu sa ei arene kuhugi. No. Oled sa ka näiteks võistluskunstis samamoodi, et sa ikkagi pead kindlasti võitma või kas sa võistled juba ka? Jah, ma olen korral võistlustel käinud. Väga hästi seal ei läinud, aga esimese korra värk ma lihtsalt käisin Matti katsumas, et näha, et kas see on mulle. Aga ära ei jäänud spordi juurest, jah? Mati katsumine? Ei. Et tagasi lööks sind nagu ei pane kohe loobuma sellest, et... See just vastupidi, mulle näitab see, et rohkem pingutama on. Ennem ei lõpeta, kui võit on kodus. Jah, no sinu puhul see teekond ilmselt väga pikk veel ei ole, aga eks igal leegonal on tagasilöök, et kui me räägime su muusikakarjärist, millised on tagasilöögid, et see on vahepeal olnud ka küsimusi endale, et miks ma üldse teen seda? Jah, on küll. Ma mingi aeg et see iga päev tegemine või kogu aeg tegemine, see mingi aeg hakkas mulle nagu ketrama, et siis ma pidin nagu veits nagu, et kui ma olen väsinud, siis ma olen väsinud ja mul on vaja nagu taastuda. Et see võib olla olnud, et lihtsalt mul oli endal vaja saada mentaalpaika. Aga muid asju nagu pole olnud, sest kõige hullem asi, mis juhtub, on see, et keegi kirjutab TikToki, et siit lugu on sul vaata, aga well fuck on ju ta vaina. Ja kuidas sa oma mentaalse seisundi korda saad, mida sa teed selleks? Kui ma nagu kõige lihtsam on see, et ma nagu mõtlen iseendaga nagu läbi korraks või ma nagu nagu näen vaeva, kui on vaja, siis ma räägin kellegi lähedasega sellest, arutan neid asju läbi või whatever. Ja nagu see on aidanud ka, et ma vaatan nagu korraks suurt pilti. Nagu, et ma ei keskendu korraks väikestele asjadele, ma vaatan korraks suurt pilti ja siis see on nagu andnud mulle siukse enam-vähem tunde, et kõik on tegelikult fine, vaata, et... Ja kui oluliseks sa pead seda, et inimesel või näiteks ka eriti mehel võiks olla mingisugune tugipunkt, kellele midagi rääkida? Kas on oluline sinu arvates? See on täiesti inimesest. Ma saan aru, et osad inimesed saavad ilma selleta hakkama, et see on täiesti oleneb minu arust. Kuidas sinul lood on? Ma ikkagi on sotsiaalne inimene ja mul ikkagi on vaja kellegile rääkida mingeid asju. Ja jah. Et kas sinu pool on see sinu parim sõber isa? Jah, aga ikkagi, kui ta on mu parim sõber, ta on ikkagi mu isa, nii et kõiki asju ei saa talle rääkida, nii et siis tulevad teised sõbrad. Semud. No milliseid asju sa räägid talle? Ma ei hakka oma isale rääkima mingi sellist, kuidas mul mingi tipsuga läheb või midagi, vaata mingi, et või nagu see on nagu imelik, et sa tood nagu ta mingi vaata, siin on see tore ja kerke ja siis pärast lähed räägid, tead, kurat, mul ta on see ja siis ta on... No me seda peo poolt puudutasime, kuidas sul naistega läheb?
praegu, ma ei tea, praegu on vaikne. Kas vaikne sellepärast, et kedagi ei ole või vaikne sellepärast, et keegi on? Et ei ole. On see rahulikum ka? On küll, jah. Ei ole midagi, mida isa eest varjata ka enam. Muretsema. Me seda kriitika poolt mainisime, et sul on nii-öelda sõbrad, kellele sa asja näitad, TikToki teema. Kas see mõjutab ka sind kuidagi? Et sa ütlesid, et üsna selliselt võib-olla ego pealt, et tegelikult on ju suva, aga kas on mingid olukordi, kus sa ikkagi tunned, et keegi ütles midagi sellist, et okei. Et ma mõtlen selle peale. Tavaliselt ma mõtlen selle peale tuleb siis, kui keegi nagu on see, et noh, see on halb lugu ja see on halb lugu nüüd selle pärast, vaata. Aga kui on lihtsalt, et see on halb lugu, vaata, siis on nagu noh, jah, on ju, mis ma nüüd teen, vaata. Et pigem ma kuulen siis, kui see tuleb mingisuguse nõuga nagu kaasa. Kas see on kuidagi su loomingut ka mõjutanud õigemini? Et sa just nimelt ütlesid, et kui seal on mingisugune põhjendus olemas, et kui sa analüüsid seda, võib-olla saadki sealt aru, võib-olla ei saa ka aru, alati ei peagi saama. Et kas mõni järgmine lugu on sellepärast kuidagi teadlikult teistmoodi ka tehtud? Jaa, absoluutselt. Võin näite ka tuua, et isegi see nagu kui isegi ta ei andnud mulle mingit kriitikat, vaid meil pidi mingi lugu tulema koos välja ja siis ta ütles niimoodi, et kirjutame selle refrääni catchimaks. Ja siis ma mõtlesin, et nagu peale seda ma siis iga kord, kui ma refrääni kirjutasin, siis ma tuli meelde, et see on refrään, see peakski catchy olema, vaata, mitte nagu, et verss on sisukas ja refrään on catchy, nagu siuksed asjad. Kui me tuleme korraks su enda karakteri juurde ka, siis kui palju see suur elu on päriselt sina ja kui palju on ta mingisugune karakter, keda sa nii-öelda ilmavalgusele tood? See on jälle siuke, oleneb loost. Jah, et siuke, ma olen pannud nii 100% ennast kui ka 0% ennast nagu lugudesse. Aga täna, kui sa seal tooli vastas istud ja meil kõik kaamerad salvestavad, et kas seal täna istub ikkagi see suur heli karakter või on see sina ise ka? Kuidas see balants on igapäevaselt? Kui sa seal ööklubis seik käid, kas seal on suur hel või on sina ise? Tahaks öelda, et olen staadiumist. Aga kurat, ma olen siuke, tahaks öelda, et olen, millal sa mind kinni püüad, noh, ma olen suht siuke bipolaarne inimene, noh, et siuke. Aga on muidu Eestis mõni uue kooli või kas või vana kooli räppar, kellel hoiad silma peal ka? No näiteks üks uus, kelle ma leidsin, on siuke nagu Chaos What the Fuck, ongi nimi SoundCloudis, teeb sellist nagu tõesti uniik asja, mis on huvitav. Ja noh, muidugi on need nii-öelda omad poisid ka, nagu näiteks Vedune ja Omen. No kui me eeskujudest rääkisime, ilmselt seal on isa, aga kui me räägime nagu muusika kontekstis, et noh, oma artisti nimest sa rääkisid, aga kas ka nii-öelda muusika tegemisel ikkagi vaatad kellegi alt ülesse? Ma teda juba seal, kui te legendaarselt juba mainisid, seal ka juba jõudsin kleisida, aga Nublu ja eriti tema siis vanem teema, need räpilood. Ma siiamaani arvan, et Cafe Cosmos on kõige parim asi, mis on Eesti muusikaga juhtunud. See on, iga lugu on nagu täielik bänger ja siis Nublu läks Soome ja siis unustas ära, et ta on räppar. Aga ei, tegelikult on see, et see ka, kuidas ta nagu välja laseb mussi, just see, et ta on sellest räpist teemale liikunud, et see ka see nagu mulle ka näitas nagu alguses, kui ma tegin neid teistsuguseid, tegin nagu erinevaid lugusid kogu aeg, siis see, et see nagu Nublu seda tegi, see nagu näitas mulle ka, et ma võin ka seda teha, vaata, ma ei pea mingisugust, see, et ma tegin kaks lugu boom-bap'i ei tähendab, ma pean nüüd elu lõpuni boom-bap'i räppima.
aga mis Nublu nii eriliseks teeb sinu jaoks? Et sa tõid siin ühe loo välja, aga mis temas nii erilist on sinu silmis? See ta kirjutab lihtsate sõnadega niisugused keerulised mõtted minu arust lahti ja ta nagu need lood samamoodi, need on catch'id, aga ma nagu vähemalt kui ma kuulan neid, siis mul on niisugune tunne, nagu seal oleks ka mingisugune nii-öelda tõeline tunne taga. Kas oskad teist kellegi veel välja tuua, kes võib-olla sinna kategooriasse liigitakse või vähemalt seal lähedal kõnnib? Kes on nagu eeskujuks olnud? No, kui sa niimoodi tahad seda sõnastada, aga tõesti võib-olla sellist karakterit, kelle poole saab just ka alt üles vaadata, et võib-olla kui mõni teine noor vaatab, et võiks sealt õppida. Ikkagi Genka mingisugused lüürikad, kõik teavad, et Genka on hea, kõik teavad, et oskab räppida. Et ta on ka mingid siuksed täiesti nagu kuidas ta mingi osades loodes toob mingisuguseid mis oli mingi Kreugeri efekt, whatever, ühesõnaga Genka ka siuke, et kus ta teada ma ei usu, et keegi temast paremini räpilugusid kirjutab või mingi mõttega või kuidas ta neid lugusid räägib või niimoodi. Me hakkame sinna viimasele 100 meetrile jõudma ja eks kuidas ikka lõpetada, kui veel korraks algusesse tagasi vaadata, et kui sa täna peaksid alustama seal garaažis uuesti, kas sa teeksid midagi teistmoodi? Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. See on kõik need halvad lood, mis ma olen välja lasknud ja kõik need vead, mis ma olen teinud, nende pärast ma olen praegu siin. Ja kui ma oleks midagi teistmoodi teinud, siis ma arvan, et mitte. Ma arvan, et kõik on nii läinud, kuidas see pidi minema. Nii et see inimesena ei kahetse väga asju? Eks ma ikka kahetsen, aga samas on ka see paratamatus, et see oli juba ära, et mis enam teed vaata. Aga kuidas sul laividega on sul midagi nüüd välja ka tulemas või oled kuskile esinemas? Praegu plaanis ei ole ses suhtes. Aga kui tahaks muusikat ikkagi kuulata, kus see leida võib? Igal pool suur L, L siis ELL ja SoundCloud, Spotify, Apple Musicut vist ei ole, YouTube ja Instagram ja TikTok on ka üleval. Suur L, vaadake, toodam mingisugust lambi äppi sinna kogu aeg. No see filtri asi lendus vähemalt. Kus sa leida said? Jah, vaatasin influencerite pealt, kuidas asjad käivad. Aga nende mõtete ja juttudega saame me siit tänase Chainstabby teise hooaja teise osa kokku tõmmata. Saatejuhtide Diivanil saime siis koha sisse võtta mina Risto, minu kõrval Serks ja tänane saatekülaline oli Suur L. Aitäh kutsumast. Aitäh, et tulid. Ilmselt kuuleme temast juba peagi. Aitäh! Tšau!